ma kuulsin lähipäevil siin sellist head juttu ühest ka kogukonnast, kus kõik olid väga heatahtlikud ja elasid endast andes ja ühel hetkel üks kogukonna liige varastas teiselt lehma. Ja siis loo rääkija küsis, et mis te arvate, mis selle vargaga siis tehti? Et küla tuli kokku, see inimene pandi nii-öelda ringi keskele, et mis temaga tehti. Ega keegi ära ei arvanudki. Aga juhtus see, et iga inimene sealt külast tuli ja rääkis sellele inimesele, mida head see inimene tema jaoks on teinud. Kui väärtuslik see inimene on olnud just tema jaoks. Ja mõte ongi see, et ta oli ära unustanud selle. See inimene oli ära unustanud selle, mille peal see kogukond püsis. Kuidas ise hindaksid seda südames elamise või südamega mõtlemise väärtust meie ühiskonnas? Oskad sa seda kuidagi kommenteerida? No ma ütleks, et see on praktiliselt ainuke võimalus edasiminekuks üldse laiemalt. Sellepärast, et mõistusega me oleme leiutanud ja teinud igasugu suurepäraseid asju ja tehnoloogiaid, kas või interneti ja kõike muud, aga mõnes mõttes ainuüksi mõistusega maailma vaatamine on jõudnud teatud tupikusse. Ja seetõttu tulebki siis nüüd mõistuse kõrvale, ma ütleksin, süda appi võtta, meelde tuletada, aga et kuna me oleme niivõrd peas elanud viimased siin 100 aastat, et siis see meelde tuletamine tähendab seda, et me mõnda aega pööramegi hästi palju tähelepanu sõna otseses mõttes südamele. Ja see on tehtav, see on harjutatav, see on mõnes mõttes tõesti nagu meelde tuletamine minu arvates. Ja et see tegelikult annab hästi palju sellist sisemist kindlust, energiat, vähendab hirmu, mis on hästi oluline. Kas selline südame teema on ka seotud Kaia haridusega? Et sa oled Kaia haridusega ka selle ühiskonda integreerimisega, toomisega seotud. Räägiksid sa sellest? Jah, et Kaia haridus on selline hästi terviklik haridusprogramm, mis ongi ökokogukondades välja töötatud. Ja küsimus ongi selles, et me õpime koolis 12 aastat ja õpime ülikoolis näiteks 5 aastat, kokku 17 aastat aga tihti peale me ei saa ja ma ütlen ka näiteks mina ei saanud ei koolist ega ülikoolist vastuseid paljudele väga olulistele küsimustele. Et kes ma olen, mida ma siin teen, selles mõttes, millest ma koosnen, et lisaks sellele, et luud ja lihased, et tõesti, mis asjad on emotsioonid on ju ja kuidas me grupina suudame toimida, koostööd teha, et neid asju kuidagi väga vähe, kui üldse puudutatakse. Aga samas, et kui me tahame kuidagi hakkama saada siin maailmas, et siis need on ühed väga elementaarsed oskused. Ja kõike seda Kaia haridus õpetab. Et Kaia hariduses on 4 aspekti, et ökoloogiline, kuidas me toitu kasvatame, kuidas me oma maju ehitame, kuidas me riided saame, nii edasi. Siis majanduslik, et kuidas see kõik niimoodi töötab, et asi toimiks kõigi jaoks.
siis sotsiaalne, just nimelt, et kuidas me otsuseid teeme, kuidas me konflikte lahendame, ülioluline teema, on ju, sellepärast, et kõik väga paljud head kavatsused sumbuvad kahjuks päris kiiresti erinevatesse inimestevahelistesse konfliktidesse. Ja neljandaks maailmavaateline või vaimne aspekt, et just nimelt need küsimused, et kes me siis oleme ja kust me tuleme ja kuhu me läheme, nii nagu ka Lennart Meri on öelnud, et Kaia-haridus on kogemuslik, et inimene on võimalikult, mängib neid olukordi läbi, ta on praktiline, näiteks mätsitakse ise savi või proovitakse osaleda siis nendes protsessides. Et ma julgen küll öelda jah, et seal on võimalus nagu tundide või parem siiski ütleme päevade või mõne nädalaga anda edasi väga oluline kogemus, mida kahjuks, ma ütlen tõesti kahjuks praeguses koolisüsteemis ei pruugi saada siin 12 aastagagi, jah.